Tere, mina olen Toomas Mõttus ja räägin teile täna sellest, kuidas AI-ga hinnata lepingute vastavust ettevõtte kehtestatud nõuetele, konfidentsiaalsuskohustuse osas, erinevate leppetrahvide osas, viivistasude, lepingu tähtaegadest kinnipidamise ja nii edasi osas. Ja vaatame, kuidas seda hindamist teha ja, ja miks me sellise teemaga tegeleme, on see, et lepingu läbirääkimiste ajal võib tekkida kümneid mustandeid, mida kõik ei ole võimalik, või tähendab, on võimalik küll lugeda, aga paratamatult ühest mustandist teise minekul võib tekkida lihtsalt väsimus inimesel, võib mingid teemad kahe silma vahele jätta, et Word küll võimaldab kasutada selliseid funktsioone nagu track changes ja compare documents, kuid sellegipoolest võib, kui meil on kümneid ja kümneid läbirääkimistel tekkivaid mustandeid, siis ka head juristid võivad vahel mõne olulise punkti kahe silma vahele jätta. Ja siin AI aitab, kuna AI neid asju kahe silma vahele ei jäta. AI suudab ööpäev läbi täpselt sama hästi dokumente lugeda ja dokumentidest aru saada. Ja põhimõtteliselt, miks me seda teeme ja lepinguid ju läbi vaatame, on selleks, et juhtida riske, kui midagi läheb kehvasti. Kui kõik läheb lepingu käigus hästi, siis tõenäoliselt meil selliste riskide realiseerumise probleemidega üldse ei ole vaja tegeleda. Aga juhul, kui mingi hetk peab hakkama lepingut lugema ja vaatama, kuidas on teie õigused lepingus kaitstud, siis ja kui need olulised punktid on sealt vahele jäänud, siis võib see tekitada teile nii rahalist kahju kui ka mainekahju. Ja siin AI aitabki lepinguid hinnata ja vaatame, kuidas siis see lepingute hindamine käib. Et mul on siin juba valmis pandud üks chat, kus on siis AI-le ette antud väike hankeleping, üks näidisleping, mis ei ole tegelik. Ja siis annan AI-le juhiseid, kus ütlen AI-le, et ta on vastavusametnik konsultatsiooni ettevõttes, kes peab tagama, et kõik lepingud vastaksid heale praktikale. Ja siin palun hinnata lepingut ja kirjutada välja tellija, täitja, lepingu objekt, lepingu maksumus, täitja leppetrahv, tähtaegade ületamise eest viivistasu, konfidentsiaalsuskohustus ja maksetingimused. Nüüd ma vajutan plõks ja nüüd AI loeb selle lepingu läbi ja kirjutab siis, et näed, tellija, täitja on Mentosteer, lepingu objekt, lepingu maksumus, leppetrahv, viivistasu, konfidentsiaalsuskohustus. kõik asjad tuleb ilusti siit välja. Ja no annab ka siis täiendavad tingimused, näed, et ta annab palju rohkem, kui ma küsisin, et ta ütleb ka töö üleandmise tähtaeg, töö vastuvõtmine 10 päeva jooksul, kuidas parandusi teha. Ehk siis AI vaatab päris põhjalikult üle, kas need olulised punktid, mida ma küsisin, kas need on lepingus sees ja millele siis need vastavad. Ja juhul, kui tundub, et näiteks mingit esimest korda antud partneriga sõlmid lepingut või tundub, et tahaksid täpsemalt teada, mida võiks siis veel küsida, siis võib alati ai käest küsida, et kuule, et ole nüüd hea ja too välja veel asjaolusid, mis on lepingus käsitlemata, kuid peaksid riskid juhtimise seisukohast olema kindlasti lepinguga kaetud. Ja siis ChatGPT vaatab, mis teemasid, mis tal andmebaasis seal on, mida võiks juurde lisada ja kirjutabki kohe. näete, siin on lepingute rikkumise eest täpsustada võiks sanktsioone, siis võiks piirata, kui suured kahjud võiksid üldse nii-öelda, mis on see piirang kahjudele, juhul kui tekib neid. kas on mingisuguseid riskijuhtimise meetodeid võiks kasutada, kas on mingisuguseid erakorralisi asjaolusid ja nii edasi, nii edasi, kuidas me hindame kvaliteeti, missugune on see protsess tööde heakskiitmiseks ja juhul, kui nüüd tekivad vaidlused, siis peaks võib-olla nagu üksikasjalikumalt lahti kirjutama, millised on need erinevad meetodid vaidluste lahendamiseks ja nii edasi ja kuhu siis ja mis siis nendest materjalidest saab, mis tehakse, et kelle oma on see intellektuaalne omand. et päris häid nõuandeid annab ai lepingu osas, et vastavalt siis erinevatele lepingutele tulevad erinevad nõuanded ja niimoodi ongi ai-ga võimalik oluliselt parandada seda, kuidas
lepingute käsitlemine toimub ja hinnata, kas iga versiooni, et kas see vastab teie ettevõtte sisemistele nõuetele, on võimalik ettevõtte sisse protsessi ehitada selline töövoog, et iga see lepingu versioon vaadatakse uuesti AI poolt üle ja hinnatakse, kas kõik need teemad, mis ettevõtte jaoks on olulised, on lepingus käsitletud ja kas näiteks need viivistasu nõuded on täpselt see protsent, mida ettevõte on kehtestanud, et peab olema miinimum ja nii edasi. Et need on võimalik kõik töövoogu sisse ehitada selliselt, et inimene ei pea igakordselt nende pisiasjadega tegelema ja saab keskenduda siis sellele, mis on siis kliendile üleantav väärtus ja lepingu objekt. Aga sellega tänaseks lõpetame ja aitäh kuulamast. Head katsetamist!